niimoodi. Jänku Rock. Et saade siis on meil selline, et paremas käes on akord, mõned on seal septakordid, te näete seal D7 ja G7. Te võite mängida neid täitsa tavaliste kolmkõladena. Ja bassi käik on kogu aeg iga akordi suhtes samasugune. Et kui meil on C-tuur, siis bassi käik käib C-tuuri noodid pluss 6 aste sinna juurde. Kui on F-tuur, F-tuuri kolmkõla pluss 6 aste. Kui on D-tuur, G-tuur. Nüüd selles loos on ka meil sellised akordid nagu C-tuur, siis tuleb F-tuur. F-tuuri siis ei hüppa sinna põhikujusse, vaid lähme sinna, eks. Siis tuleb D-tuur, põhikujus ja siis G-tuur, lähme sellesse pöördesse. Saate neid natukene ka õppida. Nüüd veel nüanss, et Pavel näitasin D7, kuidas mängida. Näiteks niimoodi, ilma 5. astmeta. Ja nüüd G7 samuti ilma 5. astmeta. Neid saab nüüd kokku panna näiteks niimoodi. Mängisin kahte dominantset akordi. Aga jah, et kellel veel need kolmkõlad vajavad harjutamist, et siis tegelge kolmkõladega. Nii, ja siis teine asi on meloodia. Meloodia on noodis kirjas. Selle peate siis ise sealt välja lugema.